Kui räägime hingehoiust, siis mõtleme inimesest tervikliku olendina. Ja kui me hakkame inimest vaatlema terviklikult, siis me vaatame kõigepealt teda füüsilise olendina. Me näeme kõike seda, mida ta teeb, mis ta välja näeb, mis on tema parasjagu hetke käitumised, tegevused ja nii edasi. Siin on järgmine kiht all, mis puudutab inimese suhteid, ta sotsiaalse olendina. Kellega ta suhtleb, millised on tema rollid, kuidas ta sellesse maailma paigustub suhete süsteemis. Siin näeme inimest psüühilise olendina, milline on selle elu kogemus inimesel, millised lood on teda õpetanud ja kasvatanud ja milliseks on kujunud see läbi tema psüühika, tema reaktsioonivalmidus erinevatele olukordadele. Ja lõpuks kõige tuum inimene spirituaalse olendina, eksistentsiaalne, kellel on oma arusaamad, väärtused, maailmavaated, põhjendused elule ja sündmustele. Ja just nimelt see tuum on tihtipeale see, mis seletab kogu ülejäänud, mille järgi me saame aru, miks pärast inimene just nii mõtleb. Sest see, kuidas ta mõtleb, lähtub tema arusaamadest, kuidas ta seda maailma enda jaoks lahti mõtestab. Ja hingehoius pöörame me eriliselt tähelepanu sellele, kuidas keegi oma maailma lahti mõtestab, mismoodi ta sellest aru on saanud, mis tema jaoks on õige vale kriteeriumid, mis tema jaoks on tähtis või vähem tähtis, mismoodi ta usub, mõtleb ja seda maailma seletab. Ja seda kõigi tema elu olukordade sees püüame me mõista ja kuulata. Selleks, et inimene terviklikult võiks saada toetada.